Kinnitage vest, ühendades klambrid. Fasten the vest by connecting the clips. Tõmmake nööri otstest, et vest oleks kindlalt keha ümber. Tighten the vest by pulling the ends. Avari väljapääsu kaudu lahkudes täike vest õhuga, tõmmates punastest otstest. Once outside the airplane, inflate you. Väga kiire on juba üle 100. Ja õhus. Midagi ei tunne. Kõht läks nagu raskeks. Nüüd enam ei ole korras. Nüüd on mõnus olla juba. Tõuseme järsult üles ja siis on kõhus sükene raske tunne. Nüüd on lihtsalt siuke tunne, nagu vaataks mingist tornist alla. Ja täitsa mõnus on olla juba. Pole nagu mingit tunnet enam. Hästi aeglaselt tõuseb üles. Ja kindel tunne on, nagu oleks kuskil torni peal. Ei saa üks arvat lendaks, lihtsalt liigub all. Läksime veel Eesti kohal olema. Just natuke tagasi läksime üle pilvepiiri. Pilved on praegu, ma ei tea, 10 korrust allpool meist. Tunduvad nii õhukas, et pilved mingi 10 meetris läbi mõdru. Võib-olla natukene paksemad, aga jah. Väga õhugi kiht, et pealt on sama silega nagu alt. Aga ühed tumedamad pilved paistavad üleval pool ka olevat seal. Maapind on nii all, et juba on maapind nii tuhma. Nagu ongi palju õhku on vahel. Taevas on palju tumedam kui helesinine. See osooni kihi lähedal või mis iganes selle heleda kihi keskel olema praegu. Vahepeal see tiib naljakalt natukene laperdas. Kõikus mingi turbulents hetk või see õhu mingi piiri hetk.
paar sekundit hästi natukene nagu kõiklus. Kui tõusime. Tõusu alguses on korraks nüüd kõhus tunned, kuidas raskeks läheb ja siis vahepeal on nagu kerge ja siis kui teile pilve piiri läheb, siis läheb see jõud taha. Siis on jälle tunned kõhus kogu aeg, praegu on ka siuke tunne, et kuidas tunned, et sind tõmmatakse edasi. Siuke on natuke raske nagu kõhus. Siuke tunne nagu oledki mingi nagu näiteks mingi atraktsiooni peal, mis sõidab kiiresti, aga see ei keerle ja pead pööritama, aga kõhus on lihtsalt siuke tunne, et sa tunned, kuidas julma kiirusega paneb edasi. Kuidagi nagu vastu tooli tahad olla või vastu põrandat kisub hästi kergelt. Korraks läksid kõrvad natuke lukku ka mingil suvalisel hetkel. Tegid suu lahti, läks päe korda. Mingisugused üksikud pilveribad on päris all, madalal. Siin oleks vaadata, kõik on nagu tagurpidi. Oho, tiib kõikus räigelt. Mingi turbulents, tiib kõigul. Tõuseme kõrgemal jälle vist. Natukene kõigub, jah? Mingi õhuauk oli või midagi. Natuke. Tegelikult on akne kõrval, kus see tiib on, et natuke spooki istuda küll. Aga jah. Mõelda nüüd, et peaks siit alla hüppama, ma ei tea. Päris lõbus võib olla. Oho, keerame. Turvapealt on juba lahti, inimesed tulevad ringi liikuda, kui WC-sse tahad minna. Väga vähe keeratakse ja liigutakse. Ma nüüd ei teagi, me lähme vist mere kohale vaikselt. Mingid saared on siin. Hästi palju saari. Mingi suur saar paistab siin. Ei tea, jah. Aga mõnus väga tunne on. Siin on näha üks äge film, mis on pealt jumala sile, alt on siis niisugused konarlik. Pilved on pealt jumala mõnusad ühtlased, nagu vaik. Tegelikult kukkud lihtsalt läbi, nii tihedad on tegelikult, et tundub küll nagu saaks peale jalutada. Tegelikult kukkud jumala kõigest läbi, jumala haigu. No jah. Nüüd me oleme vahepeal veel kõrgemale läinud, sest et väga õhukesed pilveribad on ainult üleval. Ja maapind on täiesti udune mass. Ja väga palju allpool on näha neid hulgi pilvi, mis olid alguses väga lähedal meile. See 10 korrust. Need on nüüd, ma ei tea, 2-3 kilomeetrit meist allpool. Need on nii madalal, et nad on nagu silmaga vaatad, et nad oleks maapinnast ainult nagu 100 meetri vahe. No võib-olla tegelikult ongi. See pilvevaip ja maapinnavaip, nad on nagu nii lähestik üksteisele ja nii palju allpool. Me oleme nii kõrgel. Ja alla kõik sinine vee kohal, ühtlane mass. Ma näen all mingit üksikut valget täppi, see võib mingi laev olla. Lennuk on juba pool tundi varem on juba, hakkab siin maandumismanöövrit tegema. Päris palju liigub. Keerab jah, laskub jah. Madalamal juba jah. Nüüd ongi, me oleme nende pilvede ja maapinnal jälle nii lähedal. Üleval taevas on näha lennukid sama kõrgel nagu maapinnalt vaaratuna. Taevas on täis neid triipe, siin on nii kõrv, nii kõrv. 10 erinevat triipu taevas. Kogu Amsterdami pinnas on täiesti ruuduline, sirge. Eestis on niisugused kujunditega metsad ja maastikud, siin on täiesti ruudustik.
laskume suht kiiresti pilvedest alla. Tiivad on lõpuni alla ära keratud vist või. Pilvedelt nüüd nii hästi näha, kuidas me paneme julma kiirusega. Ma ei tea, 3 sotti, 5 sotti, vähemalt. Keerame. Väga järske ära. Ja laskume. Nüüd on kõhus tunda kergust, tõmbab alla. Ja oleme pilvede keskel. Liigume vaikselt pilvedest alla poole. Siin on juba näha ilusti maastiku. Kõik autod võiks üle lugeda tee peal. Inimesi ainult ei näe vist. Inimestest ei saa veel aru, aga autosid saaks lugeda. See on ka äge vaade, kiirtee ja hullult autod liiguvad. Siin on maastikuga, siin ka Vongalis on rohkem natuke isegi metsasid näha. Muidu oli täiesti absurdselt 100 kilomeetrit raadiuses igal pool läinud mingid põlluruudud. Siin on metsi ka, jah. Hästi palju veekogus. Rong läheb seal. Nii aeglaselt. Paneme 10 korda kiiremini kui see rong. Loomi on näha. Loomakari on. Lehmad ja hunnikute viisil. Siis hakkavad majad paistma. Jõed on täiesti sirgjoonelised nagu mingid kanalid. Nii ära ehitatud riiki. Eestis on nii palju nagu looklevamad jõed ja Emajõgi samamoodi lookleb nii nagu ise tahab, mitte nii nagu ette ehitatud on. See kanal on laevatatud, see on täiesti sirgjooneline. Äge on vaadata siit ülevalt, siin igav ei hakka. Üleval pilved lähevad nii kiiresti meist mööda. Silmapiir ikka ei näe, hästi udune pilved kuidagi täidavad ära. Lähme alla poole. Inimesi ma veel ei näe, aga ühe linnu tegelikult taban ära. Inimesi polegi nagu näha. Mingit linde näiteks näen, saan aru, on loomi saan aru. Need for Speed, inimesi polegi linnas, autod. Valged linnud, need näeb ära, sest päikse käes peegeldavad hästi. Nüüd me oleme mingi teletorni kõrgus, pilved ongi samas peakohal. Pidurid pandi peale vist või. Tiiva sees on imelikult kujundatud. Mingi väike põnts käis. Nüüd on tunda laskumist. Kisub alla. Naljakas, et nina läheb alla. Tiib jälle on muutnud kuju. Mingi suure linnaga elumaju täis kõik. Ikka ei leia mitte ühtegi inimest linnas. Kuigi autosid näeb kõiki juba lähedalt, kõik värvid näeb ära. Tegelikult peaks nagu kõik inimesi ka nägema, aga lihtsalt ei ole kedagi kuskil. Nüüd on jälle enesed on täiesti tavaline, kui mingid järske manöövrid, siis on naljakas tunne vahev. Ma nagu lihtsalt kõhus tunnet, kuidas viiakse kuhugil. Ei keera aga midagi.
Nagu näiteks lahtises paadis sõidad hästi kiiresti, siis ka tunned mingit tõmmet. Me oleme väga madalal nüüd. Mingisuguse maja kõrgusel. Maja katusel. Väga madalal ikka ka. Näen ratturit. Lennuk teeb väga äkilisi liigutusi. Kõigub juba sinna niimoodi ja lennujaam paistab. Ta peab sirgeks ennast ajama. Me olemegi. Ta peab jallutama, et natuke on risti sellega. See autopiloot võeti maha, sellepärast ta kõigubki. Piloot nüüd ise hoiab tasakaalus. Ja no madalamal, nüüd me oleme juba 5 korruselis maja kõrgusel. 3 korruseline. Esimene korrus. Laskumist tunda, ja nüüd teeb kohe väike põns. Ja no, nii. Päris kõva põrutus oli. Pidurid. Väga hea resultaat pidurid. Tõmbab täiega rihma sisse. Aga vastu rihma tõmbab jumala mõnus. Ja võtab hoo maha, nüüd on juba auto peatumiskiirus. Ja nüüd hakatakse plaksutama. Ei plaksutatagi. Nojah, pole põhjust plaksutada, Estonia leedrile läheb alati hästi. Tere tulemast Amsterdami Schipholi lennuväljale. Kohalikel aeg on 7:50 minutit. 7:50 Palume teid jääda oma kohtadele, kuni lennuk on täielikult peatunud ja valgustabloo kinnitada rihmad kustunud. Täname teid lendamast Estonian Airiga. Olete alati tere tulnud meie lennukite pardale. Nii, nüüd me oleme mingis, vanalinna vaatast tänavas. Palju kohvikuid ja asju on siin teed ääres. Ilusad majad on. Ja iseloomulik on see, et rattureid on sittakanti mõne suurema tänava ääres lihtsalt ongi. Rattaliiklus on sama tihe kui autoliiklus. Ja enamus rattad on täpselt ühesugused siuksed käulad nagu mingid unikumid, üleni mustad, väga lihtsad. Pole nagu isegi käike. Ja üks huvitav fakt veel, et pargis lendavad ringi rohelised papagoid. Täiesti tavaline. Voot, niimoodi. Juba leidsime ühe joindi baari, mis oli kinni küll veel, aga kõike sai seal ekstasi teste ja kanepi purgikesi ja selle vastu oli gei baar ilusa värvilise lipuga. Vot. Ratturite tänavad on igal pool, ratturitel on kõige sees õigus. Sinad peavad kuidagi lahti olema. Okei. See on üks siuke suurem tänav, seal oli Raekoja plats, ilgelt suured hooned. Siin ehitatakse midagi praegu. Mingi tänav on seal veel, siin on mingi rattahoid. Et ja mingisugune tsirkuse nurga peal tahtis raha saada, mingisugune läikivas rüüs, kerja ja kunstimees. See oli Euroopa või kogu maailma esimene tõlkimaja. Otse ees on Punase Ristiga tänav, tähendab, et 3 kirjut lippu, üks on natuke pleekinud küll, aga kui sa sellest tänavast läbi astud, siis kas hästi kiiresti või vähemalt 5 sõbraga, et 3 tükki võetakse maha, 2 tükki pääsevad ikkagi läbi. Ilusamad lähevad sohene ja kuumast sai. See tänav on suht tihke, tundub. Üldsegi 4 lippu, ma ei tea. Igatahes juba praegu ma ei näe, mis seal toimub, seal vist juba mingi gäng-bäng. Mingi gäng-bäng. Hispaania lipp on ka siin samast kõrval. Või Itaalia, mis see on? Itaalia lipp, jah. Vot italiaanad siia pedede külje on ennast soetanud. Oleme nüüd selles kohas. See tänav. Kell mida iganes, 11 või midagi. Siin kõrval tänav, mis siia tänaval viis, seal juba oli, vaatad, mingi aken. Opa! Mingi julm tibi oli seal aknas. Tean, jah?
aga jah, piipshow'd, et siin isegi kui sa nagu ise ei taha, siis sa võid minna vähemalt vaadata, kuidas teised teevad. Töötajad, et show'd saad siin ja muuseum on siin ja et mitte ainult nagu proste tõmmata, vaid ka kõike poed ja teater ja story'd saab ka ikka peale, kui väga tahad. Elevandid on mingi popvärkna. Ja hull libesti lõhnen üleval. Salamento kommeerib, käisime just Hassi poes. Green Place Joint. Mingid pruunhindud olid ukse eest, tõmbasid seal rahulikult. Ja siis väike pikad juustega oli seal ukse peal. Küsis kohe dokumente, tulge sisse. Täitsa normaalne, tavaline baar, rahulik, siuke muusika käis hämar. See oli menüü ilusti, loed seal. Brownie on 6 €, 40 minutiga hakkab toimima, 3 tundi on chill. Ja söid seal variandid. Reroll või tahad kotikes grammi pealt maksad 10 € circa. Üks joint on 3 €. Ja kotikest eest maksad kuni 13 €, kui tahad, aga saad ka 7 €, kui tahad. Ja kook oli mingi 25 grammi või midagi oli seal sees vist või. 6 € kook. Selle prooviks ära õhtu poole. Aga jah, ostad seal jointi ja võtad kaasa, teed sees. Omale chill. Omal mõnus siuke täiesti loomulik. Aga annad jah raha, siis kohe paari ajal annab sulle jointi ilma mingi pakimata täiesti lahtiselt. Siukene vähekene on nagu underground või siuke kiire, aga reguleeritud ja kõik värgid särgid. Siin on mingi sta väljakus. Inimesed chillivad jubedalt. Järjekordne lambi väljak. Kell on 1:30. Hea mõnus soja on, kerge ja jahutav tuul. Ja rattakultuur täiesti möllab. See on lahe, kuidas vaadata, kuidas hea ratastega inimesed ülikondadega ja pereemad oma lastega kõik paned ratastega ringi. Lähevad tööle, tulevad tööl. Tere! Ja mingid kuradi rolleritega pannakse samamoodi. Samamoodi ülikondades ja töömehed, ärimehed kõik paned rolleritega ringi. Jumala haige, rattad on nii kõik kohad täis. Sama tavaline nagu autoga sõiti, kõik võivad rattaga sõita. Maantlitega, ülikondadega, see on kõige taburum. Need äskanud inimesed, mingid maksud vanad emad ja memmed ja taadid kõik. Siin praegu sõber on poes, ostab ekstasi teste, mingi test oli veel. Et kas see, mis ta ostab enda sõbra käest ebasaadlikult, kas see on ikka normaalne. Aga siuksest poest saab siit marihuana tooted, igasugused šokolaadid, hästi palju suur valik igasuguseid anumaid, millest seda panna ägedaid, igasuguseid piibukesi, erinevad šokolaade, siis on igasugused puhastus, pulbrid, tabletid, ja terve hunnik bonge. Ja siis on muidugi igast seksi neid väikseid tilkasid räigelt, mingid pisikesed pudelid suhu ja sisse ja peale ja igale poole. Julm valik, lähed siis jumala kirjuks ja värviliseks läheb kohe Eesti igatahes. Julm toote hunnik on seal igasugused asju. Nagu alkopood, no jumala vabalt müüakse kõike. Alates marihuana toodetest kuni kärbesteni välja. Ja need pood on igal pool. Selle tagana. 1,5 tundi olime ära, jätsime sõbra vahepeal pargi peale kosuma. Nüüd on tuumapohmell juba. Level 2. No jõu ima, kuule. Läheme. Davai. Läheme hotelli. 4 päeva on juba kusjuures. Väike jalutuskäik Rokini suurel tänaval. Kell on 3:12 Hollandi aja järgi. 0:0 peaks muffin sisse lööma. Space muffin, mis sai poolest ära söödud. Seal oli 0,4 grammi kansat sees. 3 eurises valmis keratud Bridge-Jointis on 0,2 grammi, aga seda suitsitad sisse. Selle 0,4 sa sööd ära, kõhus siis siidid ära. Jälle päris õige variant, aga eks näeme, mis saama hakkab siis. 15 minuti pärast, kuni 2 tundi kestab efekt. Kuigi ma arvan, et see on nagu lihtsalt mingi väga muhe olek lihtsalt või midagi. Aga kõik uued, kes juurde tulid, kõik läksime ja kotsisime esimesele üles, vajusime sisse. Ja kõik ostsid endale selle muffin ja sõid selle kohe ära. 4-5 inimest kohe naksti. Mitte keegi endale jointi mitte midagi, kõik ostsid muffineid endale. Väiksed rohelised eestlased. Ei kurat, mõjub juba. Lehmad on poes tagurpidi. You are from here, guys. You are from here. Sorry, yeah. I can you rikk selle asemele.
tänav hakkab, siis Punaste Laterite tänav. Kus öeldi, et tänavate peal on diilerid ka, kes 50-ga vist müüvad mingid kogusid, aga ei tasu osta. See ongi mingid negrod lihtsalt kõnnivad mööda ja sosistavad. Ekstasi kanja, ekstasi kokein, niimoodi sosistavad mööda. Käivad niimoodi, et teised ei pane tähelegi. Aga jah, mingid ilusad roosad ja lillad sildid seal on. Aga päeval isegi võib näha siin parjasti tissidega ja rinnahoidjatega akende peal, et öösel lihtsalt nad on aktiivsemad, päeval nad on natuke unised seal lihtsalt. Muidu kell on 12 läbi ja pole nagu midagi kõhus tunda peale selle maitse keele peal. Väike kansa maitse. Rohkem ikkagi siuke hea šokolaadi muffine maitse. Tänaval ega iga teise akna peal ei olegi näha, siin on kõrvaltänavad, kus on kitsad ja hästi kõva muusika. Seal on kohe näha, on aknad tänava tase kõrgusel suured. Ukse suurused aknad ja seal on nagu näha hästi. Aga siin on baarid põhitänaval. Enamasti, mõnest aknast näeb. Seal ukse peal chillib. Ta ei ole paljas, lihtsalt lühikestes riietes ootab, passib. Seal kirju on siin, aga kõrval tänavates on see, et paljalt või niimoodi võib kohe näha neid akna peal. Siin põhitäänaval on lihtsalt äge melu, nagu põreldav täitsa Tallinna selle melu tänavaga. Hästi ilusad värvid ja punast on ka, jah, ongi konkreetselt punased laternad. Ja paljud punased tuled on akende peal. Mõni tädi, siin on kõrval ka üks tädi, lihtsalt bikiinides seal passib, istub, ootab. Midagi halba siin praegu küll näha, aga need kitsad tänavad need, kuhu nagu ei tasuks väiksel lapsel minna ekslema. Nüüd mööda kõrval tänavat, punaselt tänavalt ära. Õnneks on see, et praegu on kolmapäeva õhtu ja paksult on tänavarahvast täis. Tibid akende peal on, mõned on jumala paksud, aga enamus on jumala kenad. Siis mingi pooled, kui nad mängivad oma telefonidega, seal passivad lihtsalt. Mitte midagi huvitavat ei tee, nad ei teegi mitte, lihtsalt seisavad ja ootavad. Mingi vana, mis libises ühest uksest sisse ja teine tüüp libises uksest välja, mõlemad särasid. Ja siis oli üks väike kõrvaltanav, lühikene on lillade tuledega, punastega segamini, on siniste laterite tänav. Seal on naiste näod vähe kandilisemad juba. Sealt üks tüüp, libises hästi pettunud näoga välja ja siis naine seal selja taga naeris natukene, et tee oma kodutee on ära, kui sa siia tuled. Need on see vähe aktiivsemad ka, palju huvitavamad. Ja siis igal pool ongi pakutakse narkot. Libistab sust mööda, lihtsalt sosistab kuhugile. Kogu ekstasti. Nagu pobiseb vaba ette, ta isegi vaata otsa, aga mööda minnast sosistab lihtsalt. Ja sa kuuled, kui tahad. Ja haarad kratis kinni, kui tahad. Siin on jälle rahulikum. Aga seal punastel tänaval oli julm melu igades. Rahvas kõik jaulutas ringi. Seal on baaridel, et baari oli hästi palju. Baaridest istusid. Aga koogist ei olnud küll midagi, lihtsalt hea kõhu täis. Muud midagi peab neid, ma ei tea, 5 tükki ära sööma. Alleen aan beschuit denkt en niet aan onze smeuïge ontbijtkoek, gaan we u wat directer benaderen. Ja, tijdens de ontbijtkoek promotiemaand. Alleen ontbijtkoek. Die is zo smeuïg, daar lik je je vingers bij af. Ik wil nu ook bolletjes smeuïge ontbijtkoek. Droge en geïrriteerde ogen komen vaak voor als de beschermende laag is beschadigd. In tegenstelling tot oogdruppels breng je optreksactivist aan op gesloten oogleden. Het is klinisch bewezen dat optreksactivist de natuurlijke vochtbalans aanvalt en helpt de beschermende traanverlaag van het oog te herstellen. Tot wel 4 uur lang probeer optreksactivist oogspray en voel het verschil in een oogwenk. Nieuw! Smeuïge ontbijtkoek in portieverpakking. Lekker voor onderweg. Läbi suure mingisuguse lossi, vana lossi palee läheb Rattatänav keskelt läbi lihtsalt. Ja siis mõlemal pool on maja ka. Mingi muuseum ja gift shop muidugi ja kohvik ja teisel pool ka mingisugune kunstimuuseum. Väljas on ka kunsti, aed jalutamiseks. Sissepeast tundub nagu oleks peaaegu nagu tasuta või ma ei tea, mingi rahvuskuninglik muuseum, ma ei tea. Või mingist maalt võib-olla on, päris sees on võib-olla tasuline, aga siin on kontsert, sendikogujad. Mängivad klassikalist muusikat päris ilus praegu, muidu on tänav nurkadel jumala mingid amatööre. Täna on siis neljapäev, kell on 12. Ma olen üksi linna peal tiirutamas.
See on mingisugune suur ilus tänav, mis läheb meie hotelli eest ilusti täpselt südalinna. Mingi 500 meetrit õigilt vähe jalutada ainult vaja. Ja see on mingi suur tänav siin. Seal oli lasti sild ülesse, lastakse alla. Ma mõtlesin, et see sild lastakse ka ülesse, aga see on liiga suur. Seda ei ole vaja, seal on ka üks suurem sild. Siit see paneb see laev ilusti läbi. Mingi savina. Betooni ehitus, kuskil tehakse kanalis mingit tööd, siis see laev viib seda minema. Ja et siin on siis see siuke linna osa juba, et kui näiteks lähed mööda peatänavat vanalinna, siis seal on kõik ikka moodne, ilus ära silutud. Et isegi rohimis näiteks kasvab äärekividest või kuskilt postide ümbert maakivide kõnniteede vahel pragudest välja, siis selle jaoks on eraldi töö, et see ära kuumutada. Muru traktoriga mingi vend käib ja puhub kuumapuhuriga soojust peale. Aga kui sa lähed lambist mööda jõge lihtsalt vanalinnast eemale, sirgelt lähed mööda ühte tänavat, lähed juba kesklinnast kaugemale, siis tuleb siuke mugavam ala, kus enam ei ole jõe ääred nii palju paate täis ja kohvikuid täis ja need rohututid on nagu loomulikumad vähekene maakivide vahel. Siukene mõnus on tallinlikum tunne tuleb. Tavaliselt majad ei ole enam need kitsalt kokku surutud vanad keskaegsed majad. Ilus arhitektuur ikkagi, aga majad on suuremad ja päris uhked ärihooned on ka siin seal juba, et linnapilt nagu muutub vähekene tartulikumaks kõvasti, just see oma jõgede ja jõgede-äärsete metsadega. Tallinnas nii palju puid ikkagi ei ole. Aga suht mõnus on siin juba, ei ole nii suur liiklus ja natuke kindlamini jalutada, aga muidu on igal pool need ratturid. Kogu aeg pead iga ristmiku peal mõlemal poole vaatama nende ratturite pärast. Sest need ei näita suunatuld raisad. No siin on nüüd mingisugune linnasissene suur park, nagu Central Park. Otsisin kaardi pealt, seda tundus mitte mõnus olevat. Aiaga ümbritsetud, kindlasti väravast saab sisse. Praegu on siin keskel on mingi suur ala ka kinni tõmmatud, et tehakse mingit tööd, seal on mingi suur järv ja ei tea, äge igatahes parki umahtuke. Kohe siuke loodusrõhn ja ikka kodus on ka, kui rohulõhn on näiteks tunda. Et siin on igasugused loomi koos, seal on mingid suusti suured linnud, mingid haneristandid, metshaned. Tea, et papagoisid pole veel näinud, aga neid võib ka vabalt olla. Juuksevad siin ja lasevad puud otsast lendavad ringi, väiksed alalised. On mingisugune suur saar seal keskel, mingi saar. Siin oleks mõnus istuda, aga praegu tehakse mingit suurt tööd, ma ei tea. Aga seda küll, et igasugust neegrid näeb ja indialasi, see on täiesti tavaline kesklinnas ka. Rätikud peas ja araablased ja negrod ja kõik on mõned, jah, siuke. Täitsa gängstad näevad mõned välja ja panevad hollandi keeles, täitsa suvalt. Või siis omaks keeles, aga täitsa normaalne. Näed siin igasuguses jalutamas ja elavad täitsa oma elu siin rahulikult. Kuigi korralik see klassisüsteem on küll. Et toidupoes näed, et on need neegrid, need, kes koristavad põrandat, eks ole. Ja ma ei tea, kuskilt klienditeenistus on indialased, meie hotell on totaalselt hiinlaste poolt tahetud. Aga reaalselt mingid tšainakat räägilt koos. See oli mingi ulm hotell, mingi rikas hotell, seal ees olid taksod. Kõik olid mingid ilusad, läikivad, mustad mersud, audid, nagu transporterid. Taksojuhid on selle filmi liiga palju vaadanud, ise olid ka kõik ülikondades ja viksitud ja puhtad ja siuksed rikka inimese taksojuhid. Väga räige värk. Aga vähe teine tase tuli ikka taksost. Vähe rikkam mafia. Jah. Papagoisid siin näha pole, aga kõik teised linnud elavad jumala sõbralikult koos. Chillin praegu linna peal ringi. Siin vanalinna sees nendel vahetänavatel, seal kus on palju lippe ja palju shoppe ja igasuguseid tuntud riidepoode ja siis on ka muidugi kohvikuid, baare ja siis gift-shoppe hästi palju. No siis on neid avalikke sex-shoppe, igasuguseid avalikke kansashoppe, igasuguseid suveniirishoppe ja siis üks shop oli, kus oli kõik segamini ja siis seal ma passisin kenasti 10 minutit, otsisin igast huvitavaid asju, ostsin kokku 70 € eest manti endale koju.
2 sarki läksid juba 25 euri, siis 15 euro olid maiustused, šokolaad ja kukid, oli kokku odavam. Siis 10 eurine kingitus sõprale ühele kellelegi, keda ma väga vihkan. Ja siis veel mingi kuradi säks, 5 eurine hästi odav. Siis mingisugune, igasti huvitavad asju. Ja nüüd siin on üks hästi suur tänav, see viib Central Stationisse põhjaosas, läbib seda vana linna praktiliselt. Kuskil nüüd peaks olema see punane tänav ka kuskil otsas, aga siin on KFC, Kentucky Fried Chicken. Lähen sinna nüüd siis vetsu ja sööma, see on kõhu täis, Ameerika moodi. Noh, nüüd sai KFC's just käidud, mingi 15 minti järjekorras passitud. Mis sain seal mingi suure burgeri paki, võtsin seal burgeri ja kanakoivad pardvik ja kartulid värgid särgid majanes peale. Sõi kõhu täis küll, päris hea. Rikkad oli päris palju. Siis korra läksin, siis meie kõrval naaber seal mingisugune Chinakas. Pani paki maha, pohmas vist millegist, väsinud oli ka räige. Aga maitse, noh jah, kana oli muidu iseenesest täitsa normaalne, hea. Mingi suurte saia laastudega ära praetud, hästi rasvane. Friikartulit pole üldse soola, halb oli süüa neid. Burger oli jälle kuiv, kastme vaene. Aga kana oli iseenesest hea. Kes on parem? Nii. Aga jah, suveniiripoe omanik, see müüja oli ikka väga rõõmus, kui ma talt ühest kohast kõik asjad ära assin, sest ta oli nii hea valik. Sain kohe 2 tasutud vääru mulle boonuseks kaasa. Muhe, aga jah. No, mingi suur plats, nüüd siin keskne plats. Central Station paistab seal ja siis 3X-iga lipp ka üleval lihvib. 3X-is on nagu revolutsiooni lipp. Öeldi küll, et see traks rock'n'roll on see, aga tegelikult ei ole midagi nii noorte pärast, vaid rohkem Amsterdam mingisugused 3 väärtust, vabadus ja ühtsus ja julgus ja mingi siuke. See on nagu revolutsiooni teemane, sellepärast ongi ametlikes kohtades ka see siukene viisakas isegi. Viisakas sümbol. Mitte nooruse mingisugune biosümbol. Nüüd ma olen tagasi Punastaadavate tänavatel jõudnud, ääri-veri kuidagi. Otsisin WC-d ja siis sain, see on ainuke tänav, kus on tasuta WC-d seal platsi peal praegu keskel on üks roheline. Vaat see seal, astud sisse ja kused ja tuled välja. Päeval on hoopis teine pilk praegu, ei akna peal mitte kedagi. Siin on praegu tühjad aknad, nüüd nende uste peal olid õhtul. Ja siin on siis see teater ja see tänav ongi. Punastavat on põhitänavas, kõrvaltänavad, siis peaks mingi kitsam olema kuskil, siis on seal ka äksmeid näha võib-olla. Kitsastes kõrvaltänavates võib-olla isegi näeb veel praegu, siis kellaaeg ma ei tea, mis see kell on 2-3 midagi sükest. Hospital Bar. Et vaikne, aga see on mingi suur teater, see oli julm järjekord, 50 euri sisse pääs. Saad siis, ma ei tea, puhast actionit pealt vaadata. Mingi süüke pornoteater. Vot see on üks tänav, kus on näha, et aknad on maa kõrguses. Seal võib näha olla midagi. Vot, seal on mingisugune teater. Siin akna peal tuleb pärast keegi. Niimoodi lähed sisse ja saadki. Kogu lugu, siin on ka. Vaatame siia tänaval. Siin võib olla midagi. Kell on jah praegu 4:30 ja siin peatänaval on suht vaikne ja rahulik. Pubi oli, mis oli räigelt rahvast täis. Siin selle ilusa suure torniga kiriku ümber on mingi neegrite nurk vist. Täiesti, mõtlesin, ma olen sellest Vallenest juba väljas. See on nagu teisel pool jõge. Aga ümber selle kiriku täiesti lambist on ka. Sex-shopid ja siis on need samused. Nende uste sees näed ära nagu siuksed uksed suurte klaasidega. Siin ukse taga passivad käsi lingi peal, ootavad paksud neegrid, mõned on üle 40. Täiesti rõvena. Praegu päeval on lükatakse, argipäeva päeval lükatakse mingisugused tangid tanki. Sõhtul võetakse need noorema tasemele, kes nagu suuremat raha toovad. Need ongi need kuradi rotid. Koputavad ja igalt kõik siin kuradi näitavad ja naeratavad ja tule. Kedagi nagu ei teeni kuidagi, see sükene rõve oled. Ei noh, mõni üks kena jääb ka. Aga need ongi oma mobiilis enamasti. Aga ikkagi huvitav jah. Tegelikult kui natukene Vallenist välja lähed ja kuhugi siia kesklinna platsi peale, kus on see liiklus ja valgusfoorid ja kaubamajad ja siis mõtledki, et nii naljakas kuidagi, siin on see elu nii tavaline, eks ole. Ja alles seal pool 5 minutit tagasi nägid persedit paljad tissena.
see on nii kummaline, et inimesed jalutavad see ringi, kellega üldse nagu ei huvita, eks ole, aga tõmbad natukene, lähed kõrvalisse tänavasse ja siis juba seal on mingi kuradi perse eest tibisid seal bikiinide peal ja siis näitavad tissi, kui tahavad siit sisse kutsuda. Ja siis kõrvalisest tänavast tuleb mingi lambi jors, mingi 10-aastane poiss välja, võtab ratta ja läheb koolile. Jumala nagu siin samas kõrval nagu tavaline kesklinn, turistide mingi peatuspaik. Riidepoed ja värgid särgid ja siis vanalinnast kõrval tänavas ja suuremates tänavates täiesti ootamatult võivad isegi olla mingi 2 tund aega. Nagu ütlen, teed kirikule tir peale ja neegrid on nurga taga. See on ikka kontrastide linn, muud midagi. Mingisugune hästi suur plats. Ma praegu peast tean, mis see nimi on, aga no ilmselgelt näha suurim. Siin on hästi avar, siin tehakse praegu mingid tööd. Mingi kirik on seal, see on vist isegi mingi kuninglik paleev, ukse ees on pildid kuninglikust perest või millegist, ma ei tea. Jäle uhke lossi igast tahes. Täpselt siin selja taga on teine suur maja, Madame Tussauds vahakujude muuseum on peal. Siin allkorrusel on mingi riiete pood, aga jäle suur maja, ma näen, et ülemised 2 korrust on pimedad. Et seal on vist hämarates ruumides need vahakujud. Siin on see sissepääst aastpidi julm järjekord siin olema, mis ta nüüd oli? 20 € võib-olla või? Ma ei teagi. Mõtlesin algelt, et ma lähen, aga nüüd on nii palju raha läinud, et ei viitsi minna. Keskmine korrus on ka mingi pood, aga jah. Terve ülemine korrus on päris palju siis ilmselt. Rahvas liigub tinna-tänna, siin on üks kuju, mingi hästi tähtis kuju. Kogu platsi paraku praegu ei näe kõras ja see on mingi uhke kirik siis. Ilusaks ilmaks on läinud ka. Siin on praegu näha, kuidas on räigelt rahvast. Aga jah, näe, ülikannusrattur, siis mingid vanad ülikannusmatidsratturid ja rattakultuur on räige ikka, jah. Mõned on niimoodi, et igal pool, kui sa jalutad, siis kuuled seda tiristamist, on omad rajad ja nii, et tee ääres on kõige ohutum. Jalakäija on ikka päris raske siin kesklinnas. Äärelinnas ei ole nii suur liiklus, vaata. Aga mõni on siukene, et paneb need tänavad, mis lähevad üle sildade ja majade vahelt, üle jõgede järjest niimoodi. Lähevad ühtepidi risti, pisikest kitsad tänavad läheb teistpidi risti üle jõgede järjest. Siis panevadki niimoodi, siuksed tinavitiga mopeedid ka, üldse ei vaata ka. Ja ühega ristmiku peal seisma, kui nad majade vahelt välja lendavad üle silla. Ja lihtsalt tiristavad kella, et teised oleks teelt eest jumala pohvult lasevad mõned. Ja siis mingid sõbrad istuvad taga, kahekesi lähevad kuhugile peole või midagi. Jumala siuke täiesti normaalne nende jaoks, julm rattakultuur. Et jube värk. Rembrandti väljak. Natukene kesklinnast kõrval, ta on ikkagi osa kesklinnast, aga sellest päris tsentrist natukene jääb kõrvale. Seda siia tuleb natukene kõrvale minema kõigist neist teisest, mis tähendavad koos. Suht pool juhusikult leidsin selle, mõtlesin, et ma ei satugi siia kanti, aga on olemas täitsa. See on siuke koht siis, kus peaks olema õhtul julm melu, et siuke nagu Tallinna Raekoja väljak. Baarid on ümberringi igal pool. Ja siis siin on hästi mõnus chillida ja istuda rohu peale, kõik on kilutuseks mõnusaks tehtud. Peatused on kõik olemas ja siuke suur ekraan ja see on siuke väga mõnus chillimiskoht. Kuna ta on siuke avar, ei ole nii kõrgeid maju, puud ja roheline. Mõnus on see Rembrandt leid. Nii, jah, siin on nurka pidi minema. Siin on mingid kujud, et Rembrandt ja tema mingi kunstiteose kujud. Selle tagant. See on veel mingi järjekordne Maserati vist. No, siin on veel üks, seda ma ei pannud tähele. Lotus Elise, sellest ma nagu oleks juba pilti teinud. Niisugune välja veinitatud kujuga, aga siin ikka leiab lambist seismata. Maseratis on päris palju. Teslasid nagu, ma ei tea, Maserati märgiga ma ei oska öelda, et Tesla on peale kirjutatud ka veel. See on võib-olla üks sama või ma ei tea. Aga ühesõnaga, see on kindel, et kõik taksod ongi väga ilus, nagu transportid, läikivad mustad autod, Maseratid, Teslad, Audid, BMW-d, kõik mingid kallimad. Ja juhid on alati ülikandades. Niimoodi raha tuleb. Ta tead, kui palju need maksavad. Siis kõik sõidavad nagu nii ratastega. Taks ongi sükeste värk, kes on tõesti liiga rikkad, et rattaga sõita. See on nüüd Rembrandt plant öösel, 11:30. Rembrandti väljak. Ilusad värvid teleri peal, väigib muusika, seal on 2 suurt coffee shopi näha. Ja rahvas chillib siin väga kenasti. Ja siin on meie punt tänava peal väikest pausi tegemas. Eile mul see kook ära ei kamminud. Läksin 1,5 tunni pärast juba magama, aga teised, kes läksid, et nad olid 2 tundi elavad, siis kammis ära küll. Uimaseks läks ja ei saanud eriti asjast aru, see on toast eriti sisse. Et seekord ma proovisin uuesti. Leidsin mingi poe ja seal oli natukene, sama hind, eks ole, aga oli kohe juures 0,7 grammi medium strong
sõin selle kähku ära ja ma ei tea, mis see kell praegu on, aga poolest tunni pärast, et vaatame, mis siis saab. Praegu on 4 Weekend Warriori järgi jäänud. Käisime sellel punasel tänaval pikalt ära, teised juba läksid vahepeal minema. Kodudesse ära, siis viimased 4 tükki veel jäid hoitama. Käisime kõik tänavad risti läbi, vaatasime, mis värk on. Päris naljakas oli see, et mingi päris nurgas kuskil oli jumala kitsast täna mööda, et ainult reas mahtus kõndima. Nüüd ma ei vaatasin, et vist 2 tundi on möödas sellest, kui ma selle muffin ära sõin. Siis vahepeal kuskil peegljuures nägin, et silmad on lihtsalt hästi punased, väsinud kuidagi. Aga mingit efekti nagu kõnninud, see on niisugune natuke uima, nagu oleks kerge vint sees purjus. Nagu maapind kumerduks jalgade ees, aga midagi muud nagu ei ole. Väsimas ka natuke sinna otsa, et kõigun ja tuigun. Aga väga minimaalselt, lihtsalt uimasus väike nagu väsimus täpselt oleks. Mitte mingit muud efekti. Et halud sinna tseene nägema ei hakka. Ainult siis, kui endale mingi mõttes ise ette kujutada, siis arvad, et näed. Aga jah, 2 tükki said õnnelikuks. Käisid igaüks kiiresti, lipsasid sisse. 15–20 minutiga sai valmis. Et pikka jätta midagi, mis ma 50 eest sain. Good job, seks, okei, do it. Aga jälle siuke ametlik värk, naine ütleb, võtta riided seast ära, tule siia. Ja niimoodi. Aga jah, nüüd hotelli magama, homme 11. hotelli väljas ja siis sõidame oma bussiga minema. Et homseni siis ilmselt. Tuleme juba kodudel tagasi, pika peale kaardi järgi jõudsime ja mingisugune laks sellest kansast on sees. Ja see on lihtsalt siuke uimasus. Muud midagi. Enesed on täiesti normaalne, kõik kehased liigutada täiesti normaalselt. Aga lihtsalt siukene tajus on niisugune naljakas. Näed kõike, millele sa keskendud. Kõik uimasus on. Ja siis on see, et mõte nagu viitab ringi. Et tulevad mõtled mingit lambi asjadele, mõtled oma mõtleid. Ja siis vahepeal, kui mõtted ära lõpetan, siis murdsekundiks korraks pead uuesti vaatama, kus sa nüüd parasjagu oled, sest et nagu oleks ära unustanud taju. Murdsekundi nagu tuletada nende meeda, okei, ma olen seal tee peal, et pidin just selles suunas minema, et ma ei pea olema mingil kõrvaltänavas parasjagu manöövrit tegemas. Ja siis mõtled jälle mingit teist mõtleb, siis korraks uuesti vaatad, ma sõbrad on mul vasakul poole, et nad mõtlesid, et on mul tagapool selja taga heli järgi. Siuksed asjad nagu tajus unustad ära, hindamised mingite liikujate suhtes, mida korraks vaatad, auto sõidab nii kiiresti, võtad mingit muud asja, vaatad uuesti ja siis vaatad korraks ära, auto juba nii kaugel, ma ei pannud tähele, et nii kiiresti sõitis või. Niisugused mõtted huvitavad natuke ringi, muud nagu midagi. Fokuseerimise ja mõtlemisega nagu lääg. Kogu efekt 0,7 grammisel väga maitsval šokolaadimuhvlil.